Back again. 2 päeva kõva trenni teinud, aga kõvast trennist on vähe kasu, kui taastumine on halb. Nii et me läheme Noblessernisse. Mis koht see oli? Said massaaži hommikul. Sander pole vist kunagi tallisuplemas käinud? Ei ole hästi kabri. Esimene kord oled... Ma näinud enne see Akos paadis asjas käinud, nüüd pandsin külma ette. Muidu niimoodi pole käinud mujal. Ühesõnaga, ma olen käinud ühe korra eelmine aasta. Siiamaani praegu ma suht pelgan külma, sellepärast et ma ei tea, viimane prep ma ainult külmetasin ja kogu aeg oli suht külm olla, nii et eile tahtsime tegelikult juba minna, siis ma olin nagu ma ei tule ja siis näed ka ei läinud ja siis, aga nüüd me täna lähme. Aga jah, selline külma-sooja terapia taastumisele suht hea. Lihas kasvatusperspektiivist võetes võib-olla mitte nii hea, aga mingi inflammationit ja sellise asja vastu on väga kasulik. Anneks rääti. Põhimõtteliselt otsustasime, et me lähme enne vette ja siis lähme saamades. Nagu jällete sellised sitaks küll, kus jõhker tuul on. Sittase müts, lähme käime ruttur. Bla. Ega me ei pane. Ei. Ma arvasin, see on hull. See ei olnud nii halb. See oli päris hea. Fucking tuul. Round two. Okei, saunas. Leili ei saanud visata. Aga lõpuks läks soojaks ikka. Meeta vaatavast. Hea või? Hullu! Let's go! Okei, Max. Ei ole midagi! Hingamine korda! Kuule sina kümme! Fuck! Sa lähed veel või? Mis nagu... Meil saab veel valusam. Round 3. Viimane kord ka, rohkem ei kannata. Mujal! Ai! Läb! Ja! No mine see! Tule! Miks ma vee peale tõusen? Õhku täis! Jalad ei liigu ju! Miks jalad ei liigu? What the fuck? Miks nii raske liikuda on? Ma teen pommi või? Jah, davai! Ja sauna. No nii, esimene tallisuplas, kuidas meeldis? Väga meeldis. Oli üllatavalt külmem, ma arvasin, et on soe. Ja mõnus oli pärast saunast tõmbas sipelgad keha peale jooksmine. Ja. Mul ikka põlv valutab, ma arvasin, ma saan põlvekord. Põlv, liiges läheb rohkem su perse. Ma tahan raha tagasi saada. 4 euri. Sellest saab ka meie Q&A video YouTube'i jaoks. Nii, mis meil täna siis plaanis teha on? Ja mõtlesime, et võib-olla teil on huvitavam vaadata, kui me teeme Coca-Cooli samal ajal. Väga huvitav. Vastame küsimustele. Väga huvitav on inimestel. Aga täna plaanis sweet and chili chicken ja proteiini pannkoogid. Yes. No nii, esimene küsimus siis, Risto. Kas sul on mingeid tulevikus festivaliplaane? Tomorrowland 2022 esimest korda elus. Mitmes Tomorrowland sul on? 5 aasta vist ja 6 kord siis. Siis on Inter Tomorrowland on eraldi. Kas meil on rohkem videoid tulemas? Väga mitte. Miks? Kas on rohkem tulemas? Selles suhtes nii palju on, kui me näiteks võistlema läheme värk, aga nagu meil on eraldi riikides, vaata. Meil on Soomes ja Risto tuleb Eestis, et meil on raske neid videoid teha koos ja kokku panna. Ühesõnaga tuleb siis, kui tulema peab. Uus video. Ongi, ära surud pildid pirks. Kumb on tugevam Saul? Kumb on tugevam Saul? Jah. Kumb Saul on tugevam? Kas Risto Saul või Sander Saul? Sina oled tugevam. Hetkel vist ei ole. No, üleüldiselt. Nojah, üleüldiselt on mina tugevam. Ma olen pakken ka selle võrra vaata ja suurema kehamassiga. True. Ma olen weak as bitch.
But I don't care. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would... Kes on su lemmik hardstyle'i artist? Hetkel... tead, kes on praegu? Ma arvan, et Devin Wild on hetkel mu lemmik hardstyle'i artist. Kus sinu lood? Okei, minu lemmik on Hard Driver, ma arvan praegu, sellepärast, et tal on nii mitu head lugu tulda. Kes on parem tantsija? Hard Driver või... Te vaatate teda. Hard Driver või... Te vaatate teda. T-Block Stefan. Kui siis oleks elus, mis sa talle ütleksid? Teeks talle nii. Teeks ka nii. Põhieesmärk 2022. Võistelda. Kõvasti. Seekord kõvasti võistelda. Kas me näeme Sandri parimat vormi see aasta? Ei ole garanteeritud. Mis mõttes? Nagu selles suhtes, mul on päris kõva vorm olnud ikka mingi 2020. No jaa, aga... seda trump on. Trump? No mul on nii, nagu, ei näe, võimalus on. Jaa, tuleb. Ütle, et tuleb. Jaa, tuleb. Tuleb, ära. 2022 minu üks põhieesmärk juba täidetud kooli just ära lõpetada. Teiseks on minna välismaale elama. Miks ma sellest midagi tee? No nüüd tead siis. Kõige meelde jäävam hetk mõnel festivalil. Mis kõige esimesena sulle kohe meelde tuleb? Ära hakka üldse mõtlema, mis esimesena meelde tuleb. Mõtlesin. Go for it! Peab mõtlema korra. Ja ütle nüüd. See kõige esimene Tomorrowlandi pidu. Seal kus ma arvan ka, siis minu esimene festival vist, mis oli Peaked Festival. Jaa, see oli ka Peak. See oli suht pull. Valmis. Kersti küsib, kas me abiellume. Või kas ta abiellub meiega. Või me abiellume. Kes kellega? Abiellume küsimärk, ehk siis... Nagu kas ma abiellun ise. Nagu mitte me kaks. Kerstiga... Kas me oleme abiellumus kunagi tulevikus või? Ma ei ole arvatavasti abiellus. No kas sa oled abiellus Kerstiga? Mis Mait Sainad ma? Mait Sainad? Jah. Kõiki. Mis? Kõik Mait Sainad. Mis on kõige raskem asi prepi ajal? Nagu prepi ajal siis? Yes. Dieet. Näljatunne. Dieet. Ma ütleks, et väsimus, mis hitib. Ma arvan, see küsimus oli otseselt mulle, kas brokoli või French toast. Brokoli on mul lemmik juurvili. French toast. Kus näete ennast 6 aasta pärast? No ma näen niisugust 2 tulevikku, vaata. 2 erinevat moodi tulevikku. Üks on päris hea, teine ei ole nii hea. Aga ma loodan, et ma jätkan ikka võistlustel käimist ja seda. Ja ma loodan, et... Pro-kaarti näen kindlasti ja siis ma loodan, ma saan personaaltreeneri paberik lõpuks tehtud, ma saaks officiali olla personaaltreeneri. Nimeta üks lapsepõlve meenutus, mälestus, mis sulle esimesena meelde tuleb. Hea või halb? See, mis sul praegu tuli, nüüd sul tuli järelikult midagi. Sittusin koolis püksi. Mul tuleb esimesena meelde, kui ma oma esimese hamba pooleks kukkusin. Samal ajal, kui ma tahtsin jopet endale jalga panna ja siis ma kukkusin. Ära küsi. Lemmik pornostar, Risto. Tule nimed meelde nii palju. Teeme. Teed küll, jah. Mul ei ole seda flippi käes, ma ühe korra viskasin üle pea siis. Ära viska üle peas. Ai, no jaa. Tits or ass. Tits. Feet or hands. Hands. Feet. Rumm või viin. Viin. Kartul või riis. Kartul. Pannkook või muffin. Pannkook. Kohvi või tee. Kohvi. Ronnie või Jay Cutler. Ronnie. Jepati! Oi. See on kõige kergem pannkoogi retsept. Kaarelbet, koopiim, munavalge ja pannile. Kõlab päris raskelt. Proteiini panda. No, aitäh kõigile, kes meile küsimusi esitasid ja loodan, et saite meid natuke paremini tundma õppida. Jep, me siin hakkame siis oma tšillikana sööma ja pannkokkena, kus proteiini sees ei ole. Tänks vaatamast ja järgmise korrani. Ciao!